No nii, tervist. Meil on siin väiksed tehnilised mured, kuna meil on bussi aku pealt ja me ei saanud elektrit, siis meil on väiksed elektrikatkestused siin. Aga minu kõrval on härra Karo, ütle ka siis tere. Tervist. Ja me siis hakkame väikselt loosiga pihta, kus me siis võtame alustuseks, Karo siis tõmbab välja nime ja siis vastavalt valime ka palli, mille saab ka siis Karo teha, nii et kõik striimerid, kes te satute halba tiimi, siis saate pärast Karole kaebuskirja esitada. Ja nii lihtne ongi, sealt palli järgi siis tuleb tiim, kuhu vastavalt siis läheb, et ala esimene, kes iganes sul sealt nüüd välja tuleb, ütleme, et mina ja siis vastavalt tiim, kas siis sinine või punane tiim. Pallid on meil küll kuldne ja hall, aga meil on ära klapitud, et hall pall on siis sinine meeskond ja kuldne pall on punane meeskond. Aga ma arvan, et hakkame vaikselt pihta ja vaatame, mis see esimese nimi, kes meil siit välja tuleb, on. Aga teeme nii, et keegi ütleks triik, siis sega korra läbi. No ma segan. Kuna kott oli ikkagi minu käes. No nii. Neid nimesi siin otseselt nagu näha ei ole, sest need on kinni pandud paberid ja sealt seest need siis vaikselt tulevad. No Tuul segab meie tööd. Tuul on natuke, jah. Nii, aga võtame esimese nime välja. Trummipõrin. Ja tuleb esimene. Esimene nimi on siin. No nii. Pinge peal. Kotti kinni. Äkki lendad ära. Ma võtan siis markeri ka endale valmis, et ma saan ära märkida. Nii. Mis sa arvad, kes on esimene? Võtan nimekirja järgi, siis esimene on A-täht, siis Anna Pall. Ei ole, esimene on Snuffy Fluffy. Snuffy Fluffy on esimene inimene, kes siis saab valituks kuhugi tiimi ja võtame siis vastavalt, nüüd saad ka palli valida. Snuffy Fluffy on meil siin ja läheb ta siis vastavalt kas nüüd sinisesse või punasesse tiimi. Nagu bingo lotto. Sinu käes on praegu väga suured valikud, tead seda ikka, jah? Nii et vali hoolikalt. Ma ei tea, kas on kahjuks või õnneks, aga kas ma leidsin esimese palli lõpuks. Oled sa kindel selles pallis? Ei, võtan selle. No võtame selle. Ja esimene pall on kuldne pall, seega Snuffy Fluffy läheb punasesse tiimi. No võt, kes meil veel punasesse tiimi satuvad, seda me ei tea. Kokku meil on siis 18 nime ühte poole ja 18 nime teisele poole. Aga lähme siit kohe edasi, võtame järgmise nime välja ja meil on neid nimesi siin nii palju, nii et meil läheb aega päris korralikult. Muidugi. No nii. Aga ma leidsin juba. Aga juba leidsid nii kiiresti. No nii. Oi. Kes see on? M-Gaming 1. M-Gaming 1 on järgmine nimi, kes meil loosikambrist välja tuleb. Meil osad nimed on markeriga tehtud, kuna meil oli siin väike probleem, et kõik nimed ei olnud ühes listis kirjas, mis oli siis minu ja TV-poisi vahel jagatav list. Minul oli eraldi listi pandud asjad ja TV-poisil oli teine list ja sealt olid osad nimed puudu. Aga võtame siit ka palli välja, vaatame, kuhu tiimi siis M-Gaming läheb. Kas selleks saab olema sinine tiim või saab olema selleks punane tiim? Täna läheb eriti hästi. Ja oi! See on siis hall pall ja sinine tiim. Ja nimi oli meil M-Gaming, eks ole? Just nii. No nii, M-Gaming. M-Gaming ja Snuffy Fluffy võite siis juba valmis panna, üksteisele kurjad kirjad teele saata, mis te üksteisega väljaku peal tegema hakkate. Aga võtame järgmise nime välja. No nii, nimed lendavad siin vahepeal minema. Järgmine nimi. Mart, sa ei pea äkki lendavad minema? Ma arvan, et need lendavad ära. No nii, mis on? Oi. Härra Retro. Järgmine nimi, härra Retro, on meil isegi olemas seal taga. Näete, Retro! Tule korra siia! Ja küsime kohe ka Retro käest kiirelt kommentaari lihtsalt huvi pärast. Sinu nimi siit välja tuli ja mis sa ütled, kumba tiimi sa minna tahaksid, kas punasesse või sinisesse? Ma arvan, et ma tahaks punast särki, nii et... Punast särki. No selge, aga laseme Fortuna välja. Sa võid täitsa siin kõrval olla ja vaadata, kas sinu õnn naeratab hallile pallile. Bingo lotoga võitsin. Palju sa mulle seda altkäemaksu annad? Pall on sinine. No siis peab tulema kuldne pall. Aga ei tule. Oleneb, palju sa altkäemaksu annad? Ma otsin kõik need hallid pallid kohe välja. Ma arvan, et mehel on juba kompamisega selgeks tehtud, mis pallil, mis nüanss on. Ja. No nii. Mis te arvate? Kuldne pall ja saabki punasesse meeskonda. Mis tunne on?
kuidas tunne on? Tunnet veel ei ole, aga lihtsalt ootan huviga, et kes samasse tiimi satub. Nii et, aga kas on mõni nimi, keda kindlalt tahaks oma tiimis näha? Kõiki. Nii et ma hoian kõigile pöial. Selge, aitäh teile. Nii, see oli siis punane tiim. Punane tiim ja härra Retro läheb siis ring. No nii. Järgmine nimi tuleb meil boksist välja ja selleks on meil selline nimi nagu Kasiino kuningas ise Stever. Steverit meil kahjuks siin ei ole, muidu saaks tema käest küsida väikse kommentaari, kuidas on. Ma arvan, et ega Steveril seal mänguväljakul mina isiklikult väga ei panustaks tema peale. Ma pigem arvan selle peale, et ta hakkab seal poole mängu ajal slotte täristama. Mis sa arvad? Kõigepealt vaatame, mis õndal nendest pallidest täna on. No tõsi, aga tegelikult võiks ta kuhugi naljakasse tiimi panna, aga ma ei teagi, siin ei ole nagu... Meil on hall ja kuldne pall, mingi pronkspall võiks siin olla. Temal võiks eraldi pall olla. Anname talle sinise palli ja see on siis palli poisiks paneme ta üldse. Aga vaatame, milleks Stever saab. Kas on tal õnne sinise tiimiga või on õnne tal punase tiimiga. Ja veel kord kaebused võite kõik Karole anda, sest tema valib teie nimesi siit seest. Ja see on hõbepall ehk siis sinine tiim. Sinine tiim läheb Stever ja see on siis nii. Hetkel on siis seis nii, et M-Gaming ja Stever on ühes tiimis ja Fluffy ja Retro on ühes tiimis. Aga läheme siit edasi. Praegu on päris täpselt tulnud mõlemaid palle, on tulnud 1 ja 1. Ei ole tulnud järjest 2 kuldset või 2 hõbedast, nii et päris hea seis on. Kuule ongi vist 50-50 võimalus ju. Kumba tiimi saad? Ja võtame järgmise nime. Con Official. Vaatame siis kohe ka järgi, kuhu tiimi meil härra Con Official satub. Kas selleks on sinine või on see punane? Kuldne pall ja see on punane tiim. Nii et see on siis punane tiim ja läheb siia ring. Kuidas sulle muidu meeldib seal pallide sees kobrada? Kas sa tihti katsud nii palju palle korraga? Oi, kui mõnus tegelikult, vaata. Annavad. Mingi läigi. Ja. Sul naine on? Muidugi. No võt pärast pead naisele andma kodus aru, et miks sul käed siukse meigiga koos on. Aga selge, lähme edasi, võtame järgmise nime välja ja vaatame, mis ja kuhu meid tee viib. Oi, siit oli ka mitu. Nii palju nimesid. Võtan ja kolmanda nüüd hoopis. Võta kolmas ja muidu arvatakse, et me teeme sohki. Tuli üks. Tundub päris liike nimi. Oi, Sipso, see on siis esimene naismängija meil, kes tuleb mängu, neid nimesid siin veel, aga Sipso on esimene õnnelik naine, kes saab kastist välja pallide sekka nüüd minna korraks. Ja vaatame, mis värvi talle siis see pallike tuleb. Kas see on kuldne või on see hall? Või kas sa tunned? Ma siin natuke sõrmega mudin neid värki. Mulle meeldib ka vahel palle mudida käega. Natuke 2 sõrme vahel. Ja. Aga ma võtangi selle, mida me just 2 sõrme vahel õõrusin. Ja see on kuldne. Kas meil nüüd oli küll 2 kuldset järjest? 2 kuldset järjest. Oi. Sipso saab ka siis minna kuldsesse tiimi. Nii, paneme siia ringi kirja. Palju meil neid nimesid loositud on nüüd? 4-6 nime. 4 inimest läheb kuldsesse tiimi hetkel ja 4 või 2 inimest on hõbedases tiimis. Mulle tundub, et sa pead rohkem neid hõbedasi palle välja võtma. No proovime. Aga proovime. Võtame järgmise nime, kelleks on Jansu. Järgmine nimi on Jansu ja 2 naist tuli korraga välja lausa. See on päris hea vaadates, kui vähe tegelikult naisi nimekirjas on, siis see on päris hea tulemus, ma ütleks. Nii et tundub, et sul on hea käsi ikkagi. Mul on ikka hea käsi. Ma olen ikka harjunud neid palle näppima. Ja, eks te nii peab olema, et ega muud moodi ei saa. Vahel peab palle näppima. Kas enda omasi või kellegi teiseid omasi. Ja tuleb hõbe. Hõbepall ja see on siis sinine tiim ja nimi oli meil Jansu. Just. Sinine tiim on siis põmm. Nii, aga... Katsu ka korra seda. Kas seal on ka nagu sama suured või sul on väiksemad? Mul on veits suuremad. Veits suuremad. Aga enam-vähem on sama. No. See on kuidagi kõvem. See on nagu munandi vähk. Siis pidid pallid kõvaks minema.
aga lähme edasi ja jätkame ikkagi viisakalt oma saadet. Vahepeal, ma ei tea, kas meil siin alt on näha, on ka 2 purki meil siin energiajooki, mille ma võin siis välja öelda, on meie jalgpalliturniiri suur sponsor nimega Red Bull, nii et mängijad, pange ennast valmis, kui teil energiat see päev ei ole, siis me leiame teile seda energiat. Aga jätkame siit. Keerame vahetuseks kotti, äkki tulevad mõned teised nimed. Võib-olla tõesti, võib-olla sa oled praegu seal naiste osakonnas sees. No nii, see on ikka eriti hästi kokku pakitud nimi. See on pakitud. Oi! Kelloks 1. No nii, Kelloks 1. Kelloksi kutsusime ka täna tegelikult siia, aga Kelloks ärkas vist nii hilja üles, et ta ei jõudnud kohale tulla. Aga ma ei ole ammu telefoni vaadanud, võib-olla ta on mulle helistanud juba 10 korda, nii et mine see tea, aga lähme edasi ja vaatame, mis pallike see Kelloks saab. Kas saab ta meil punasesse tiimi või sinisesse tiimi? Kelloks. Kas sa arvad, mis pall tuleb? Ma arvan, et see on kuldne pall. Šansid on nii kõrged, jah? 50-50. No võt, see ei olnud ausalt kinni makstud. See ei olnud ausalt kinni makstud. Kuldne pall on siis punane meeskond. Vahepeal võin siin ka kiire kokkuvõtte, et härra Retro, Kelloks, Sipso, Snuffy, Fluffy, Con Official ja M-Gaming on teises. Retro, Kelloks, Sipso, Snuffy ja Con on ühes tiimis hetkel ja vastastiimis on neil Jansu, Stever ja M-Gaming 1. Aga lähme siit edasi nimedega, võtame järgmise nime välja ja taustal on siin üks mees ka O sisse saanud ja tundub, et kes trenn, siis tuleb toitumine. Aga kus su bandana on? No nii, järgmine nimi on taaskord markeri kirjutatud. Stony Boy, aga meil on tiimi vaja ka valida. Ma tahtsin juba ära märkida kuhugi teda, aga veel ei saa. See on natuke, kõlab nagu Scam. Ei ole hullu, vahel peab tegema nalja ka. Aga võtame siis edasi. Huvitav, millal tuleb küll päev, kui Siil 1-2-2 mängida saab? Äkki minu nime polegi seal. Ja tuli pall. TV-poiss tegi mulle nalja ja kuldne pall. Kuldne pall on punane tiim. Tuul. Punane pall, jube palju punaseid palle on. Ma loodan, et TV-poiss ikka pani sinna võrdselt neid palle, et siin mingisugust sahker-mahkerit ei ole tehtud. Meie ei näe. Meie ei näe, meie ei tea, meie ei ole midagi näinud. Aga lähme edasi, vaatame, mis siit järgmise nimena välja kargab. Meil on siin päris palju nimesid veel tulla. Aga teeme vahetuseks midagi uut. Võtame 2 nime korraga ja 2 palli korraga. No võtame. Aga kumb pall, kummale läheb? Ühe palli peab siis enne võtma. Paneme kõigepealt ühe siia ja siia. Seejärel valime selle palli ja siis selle palli. Okei. Aga võtame pallid ennem. Aga võtame. Paneme näiteks palli siia ja seejärel paneme pimesiga nimed siia. No paneme, proovime. Samas sa võid ju nimed välja võtta, sest need on nii kinni hetkel. Ja kui sa juba nimed siia ära paned, ära neid lihtsalt lahti veel tee. Üks nimi. Vahelduseks midagi teistsugust, seda ta ei oodanud. Võtame vahetan Kirt nime ära, panen enda oma. Nii, teine nimi. Nii, ma hoian seda siin enda käes, muidu äkki lendab minema. Ja lasen sul siis ka 2 palli võtta. Ma vaatan, et see ära ei lendaks, et... Ma kohe võtan kui esimesed, mis ma tunnen. Esimene pall siis, kuhu poole sa esimese palli paned? Annan esimese palli sinu kätte. No anna esimene pall minu kätte. Ai. Seda palli ei taha. Tegin peaaegu paasti. No nii, mina saan kuldse palli endale. Mitte kuldse, vaid hõbedase palli. Kuldne on teine pall. Tuleb teine pall. No nii, ka 2 halli palli, ehk siis sinise meeskonna mängijad on mõlemad, ehk siis siin ei olegi muud, kui võtame need sedelid lahti ja vaatame, mis need 2 nime meil siin on. Oi, minul on selline nimi nagu Freck ja sinu nimi on Bones. Nii et ma annan siis selle suun kätte, saad ära panna. Freck ja Bones olid meil on ja hall meeskond oli. Bones on siin ja Freck on meil täitsa siin all. Nii, aga samal ajal võid sa edasi minna. Meil siin on sellised keskmised nimed välja tulnud, et siin tegelikult ei ole. Meil on täitsa võrdne asi on, ma ütleks. Nüüd on võrdne. Nüüd on 2 halli. Jah. Natuke segan ja... Aga siin suuremaid nagu nimesi on veel täitsa tulemata. 100% pole siin näinud veel, Karmsi pole näinud. No, sain. Vaatame, mis siit tuleb. See on seekord poolik, aga... Siila
Siila tuleb välja ja nüüd me peame ootama ka ära värvi. Kuhu tiimi sa tahaksid Siilat? Kas punasesse või sinisesse? Või sul on täitsa savi? Ma vaatan, et praegu on nagu kuldseid on nagu, nad on kõik korraga saanud, nad saavad kõik info praegu kätte, et oi, ma sain jälle sõbra. Äkki tuleb hall? No vaatame. Aga võib-olla tuleb kuldne. Me ei tea. Trummipõrin. Haip. Kas trummid jäid? Enam ei saa valida. Trummid jäid läbi. Trummid läksid koju. Tuligi. Ja ma ju ütlesin, et hall, see on kinni makstud. Mis meil see nimi üldse oli? Mul oleks juba meelest ära. Siila ja oli hall pall. Ma loodan, et me kõik õigesti on pannud. Kui ei ole, siis ma saan pärast streamist üle vaadata. Putukad häirivad, mind siin juba lendavad. Mul jalg on nii paistes, et haised järelikult. Jah, ma ei ole nädal aega pesemas käinud, nii et aga mis seal ikka, lähme edasi nime loosiga parem. Jälle markeriga kirjutatud nimi ja selleks on üks legendaarne mees nimega Lele Pongo. Vaatame, kuhu tiimi me Lele Pongo sokutame siis. Mina pakun, et nüüd tuleb kuldne pall. Aga nüüd on nagu suurem šanss hallil tulla, sest et hall just tuli. Tegelikult on 50-50 ja oleneb ikkagi sinu käest kõik. Noh, vaatame. Nii et anname sulle võimaluse valida ja ma räägin, et kõik kaebused, kui kellelgi on, siis Karole saate panna edasi kirja. Ja, ai. Mitmes hall pall see nüüd meil järjest on? Ma ütleks, et kõik hallpallid ongi ainult tulnud ja varsti. 2 halli ja nüüd 2 järjest. Nii, aga see on siis Lele Pongo läheb siia. Põmm. Võtame veel 2 nime välja ja siis teeme vahekokkuvõtte, kes kus tiimides siin on. Võtame 2 korraga. Ei, võtame üks haaval. Paneme rahulikult. Ma arvan, et meil siin kiiret ei ole ja bussil vist veel natuke akku peab. Väike veel paistab, tormi pole. Jah, nii et kõik on hästi. Kõik mehed on vist küll jalgpallist väsinud juba ja on pikutama puu alla läinud, aga sellest ei ole hullu. Stotter, tahad äkki tulla öelda mõne sõna? Kuidas see tunne on? Küsime ära Stotteri käest, kuidas tunne on? Natukene väsinud, natukene lühikeseks ei öö. Mis sa eile tegid? Eile ma korjasin heategevuslikul striimil SOS Lastekülale 500 € kokku. 500 €. Suurepärane tulemus, ma ütleks. Ja aga on sul hetkese vaatamise järgi siin mingisugust tekkinud juba eelistus, kuhu ütlen niimoodi, et ma ei vaata üldse, kes kus on, ma tahan lihtsalt sinine olla, sest sinine on minu lemmikvärv. Selge, aga vaatame, mis siit järgmise nimena tuleb ja aitäh sulle. Me kutsume sind veel tagasi, kui me sinu nime siit välja tõmbame. Nii et võib-olla see juhtub kohe praegu. Ja kui see nüüd juhtub. Ai, meie jõusaali guru Runescape'i kunn ja nokamütsi, kõige kõvem Eesti nokamütsi kandja Marko 3G. Nagu ikka nalja tehakse, siis Marko 3G-le teadmiseks, et ammu on väljas ka 5G, nii et aeg oleks nimi ära muuta. Ma ütleks vahelduseks, et HD Tanela vist natuke rohkem nokamütsi meesi. No, aga kas keegi üldse teab, kes HD Tanela enam on? Nii et ma arvan, et seda ei ole siia mõtet isegi tuua, keegi isegi ei ole enam HD-s, nüüd on juba 4K ja sellest mehest ei tasu isegi rääkida. Et 3G, 5G, seal me saame veel aru, Marko, et me anname sulle andeks, aga vaatame, mis palli ta saab. Aga vaatame, mis palli, härra Marko, 3G. Võib-olla nüüd, kui ta hea palli saab, siis ta muudab ka oma nime 5G-ks. Mine sa tea, eks me näeme. 5 palli äkki. 5 palli anname Markole. Marko 5 palli. Marko 5 palli, väga hea uus nime mõte. Nii. Tuleb. Kuldne pall, Marko, palju õnne sulle, saadud punasesse tiimi. Marko 3G, punane tiim. Nii, ja võtame ühe veel välja ja siis teeme väikse vahekokkuvõtte, vaatame. Okei. Mõlemas tiimis on hetkel vist täpselt sama palju mängijaid, nii mulle vähemalt TV-poiss. Ütlen ka väikse shoutout'i vahepeal, et TV-poiss on seda asja üle kandmas. Mina siis korraldan nii-öelda seda, et streamerid saaksid kohale ja nendega kõik hästi oleks ja kogu ülekannet korraldab meil TV-poiss. Ma arvan, et kindlasti kõik teavad, kes on. Korraldab TV-poiss oma bussiga ja ta on ka hetkel siin ja tal on ka abilised siin, kes aitavad talle seda läbi viia. Nii et jätkame asjaga. Mul on juba nimi käes. Mis sa arvad? Sul on juba nimi teada või?
Mul ei ole küll teada, aga Okei. ma kohe piilun, aga ma sulle ei ütle. Okei. Kas on pikk nimi või lühike nimi? Lühike. No siis ma pakuks, et see on Kama. Kumps, kuidas iganes öelda tema nime. On ka üks härra, kurat, oleks pidanud siin natuke tegema võib-olla ka tutvustust striimeritele samal ajal, kui ma siin neid nimesi välja tõmbasime, aga ma arvan, et küll nendega jõuab veel tutvust teha ja kes siin kõiki nimesi ei tea, siis sellepärast ongi hea tulla 5. juulil minu kanalile, siia samale kanalile ja vaadata seda mängu siis interneti vahendusel või olla striimeritel kohal, kui nad loosivad pileteid ja võib-olla sealt võita areenile pilet, nii et mine sa tea, tasub kohal olla. Katsume vahenduseks palle. Ja selle nimekirja, ma arvan, me paneme ka hiljem kuhugi üles, et varsti tuleb ka lisainfot veel nii striimeritele kui siis nii-öelda avalikkuse ette, et kus, millal, mida toimub. Või no millal on 5. juuli, aga lisainformatsiooni. Nimeks oli meil Kõmps ja saab kuldse palli. Kuldne pall on punane tiim. Vaata, kui huvitav on see, et kui ma siit seda nimekirja jälgin, siis siin on järjest kuldseid palle on mitu tükki tulnud nagu. Teeme kokkuvõtte. Me võime vahepeal ühe kokkuvõtte teha, et halli või no ütleme siis sinises meeskonnas on meil hetkel Bones, Jansu, Stever, Siilaks, Frek, Lebong ja M-Gaming. Ja kuldses tiimis on meil siis Retro, Marko 3G, Kellogg, Sipso, Kümps, Nuffi Fluffi, Con Official ja Stony Boy. Mulle on neid nimesid kõvasti rohkem kui teises tiimis. Jah, ühesõnaga kuldne on punane ja hall on sinine. Mul jookseb kokku. Ühesõnaga lähme edasi, võtame järgmise nime välja ja lõpuks on neid tiimis niikuinii mõlemas 18 ja 18. Seal on siis, või no tegelikult meil vist nimes on hetkel siin 17 ja palle ka 17 ja 17. Just. Sest et meil on ka tiimi kaptenid, kellest tuleb natuke hiljem juttu. Kelle tiimid me siis loosime kõige viimasena, hetkel me siis loosime välja kõigepealt meeskonnad ja siis lõpus saab üks kapten loositud ja teine kapten loositud vastavalt tiimile. Nimi H-tähega. HD Tanel. Anarhia meie Twitchi naisterahvas, kes teeb suurepäraseid joonistusi. Oskan ma vahekommentaariks öelda nii kaua, kui sina siin palli sobrad. Tore on tegelikult näha, et nii palju ka naiste rahvaid sellest jalgpallist huvitatud oli, et kui ma seda tegema hakkasin, ma ei osanud midagi oodata, aga tore on näha, et Eesti striimimaastikul on nii palju aktiivseid naisi, kes striimivad ja on huvitatud ka kohale tulema ja tulevad palli peksma meestega. Nii et naised, you rock, you go või mis iganes öeldakse. Kuldne pall ja see on siis punane tiim ja nüüd ma ei leia nime ülesse. Kas ma olen pime? Anarhia on siin ja oli kuldne pall. Nii, põmm, Anarhia, palju õnne. Marko kõrvale ländisid ilusti kuldse palliga. Nii, aga lähme edasi. Anarhia kindlasti loodab enda tiimi parmu jumalat saada. Ma arvan, et siin on kindlasti mingid nimesi, kes tahaksid olla ühes tiimis. No ma arvan, et Helsa ja Lebongo kindlasti tahaksid ühes tiimis olla, aga samas ma arvan, oleks ka põnev vaadata, kuidas nad üksteise vastu palli peksavad. Nii et ja kui õhtu lõpuks mõlemad vigastatuna koju lähevad, siis on hästi. Ei, tegelikult siis ei ole hästi. Aga lähme edasi. Järgmine nimi on meil selline nagu iFlash on vaata praegu täpselt siin minu nimekirja järgi on ta kuldsete pallide vahel. Nii et vaatame, kas iFlash suudab ka endale kuldse palli tõmmata või läheb ta halli palliga sinisesse meeskonna hoopis. No nii. Ja ongi hall pall. See on siis sinine meeskond tuleb Flashile. Ja Flash saab siia vahepeale siis teha vaheldust kuldsetele pallidele, et siin Kellogg, Sipso ja Kümps olid ta ümber, kõik olid
punases meeskonnas ja Flash nüüd tõmbas siia ühe vahepaugu, et tema on vastasmeeskonnas. Vot, aga see nimekiri, mis minul siin ees on täitsa random, et see on lihtsalt selle jaoks, et ma saaksin ära märkida siis, kus tiimis keegi on. Et siin on küll nummerdatud, aga see ei loe midagi. Võtame ühes kotinurgast seekord. Kotinurgast? See tuul. Kas sa tead, et Eestis on selline linn nagu Kotinurga? Oli ka mingi Vitu vahe äkki. Tegelikult ma ei tea, kas sellist kohta on olemas, aga... Mingi sarnane oli. Aga lähme siit edasi sellega, et me näitame, mis nimi siin on. Oi, kes see on? See olen ju mina. No nii. Kuidas kommenteerid? Suurepärane. Mis tiimi minna tahad? Tead, mul natuke vara on öelda, aga kui ma siin vaatan, tead, mul tegelikult ei ole vahet üldse kummas tiimis või kellega koos ma mängin, sest et lõppkokkuvõttes on kõige tähtsam see, et me teeme selle üritusega head ja kogume heategevuseks raha, nii et vahet ei ole kummas pooled ma mängin. Ma võtan vastu nii kaotuse kui võidu, sest et head teeme me nii või naa selle üritusega. Aga ma annan sulle võimaluse valida mulle see tiim, kas ma lähen sinisesse tiimi või punasesse tiimi. See on sinu otsustada. Otsusta, see on praegu sinu otsustada ja kui sa teed vale otsuse, siis ma kustutan sind omast tiimi sõbralistist ära ja ma ei mängi suga enam Counter-Strike'i. Mis sa arvad, mis pall tuleb? Ma arvan, et see on kuldne pall. Ja nii on, ma tean, mul on Gensi mulle näitas sealt silmanurgast lehvitas, et see on kuldne pall. Nii, kuldne pall ja mina lähen siis punasesse meeskonda. Põmm. Nii, aga võime järgmise nime välja tõmmata ja lähme aga edasi. Meil on, ma ei tea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Poole peal oleme põhimõtteliselt. Ja tegelikult ei ole täpselt pool. Jah, 1 oleme üle, sest et siin on lisaks ka tiimi kaptenid sees, aga meil hetkel neid ei ole, need tulevad eraldi. Toots, meie üks vanimaid, ma ütleks, et üks vanimaid inimesi, kes tuleb mängima. Võib-olla ongi vist kõige vanem või? Ma ei oska kedagi teist välja tuua, kes veel vanem oleks kui Toots. Toots on ikka seal peaaegu pensionäri eas juba. Aga võtab ka osa, nii et respekt ka Tootsile. Lisas shoutoudina. Toots ütles küll, et tema on rohkem selline korvpallimees, aga kuna hea tegevusüritus, siis tuleb ta lööb oma jala soojaks ja nii on. No nii, aga võtame siit ka palli. Järgmine pall on B36 ja see on hall pall. Hall pall on sinine tiim ja Toots läheb siis meil hall ja sinine põmm siia. Nii. Aga lähme järgmise nime juurde, kes meil siin veel päris palju nimesid on veel välja tulemata. Vaatad küll, nagu oleks neid nimesid tõmbanud, aga ikka veel need otsa ei saa nagu. Ma võtsin küll nime, aga... Võtad palli kohe korraga või? Ma võtan palli ka kohe, jah? No võta pall ka kohe. Teeme siis vahepeal natuke teistsugust asja ka, et siis on võib-olla natuke huvitavam kellegi vaadata. Võtame selle? Ei, võtame selle. No nii. Ja kuldne pall ehk siis punane meeskond ootab seda nime, mis siit nüüd tuleb. No nii, väga hästi pakitud nimi. Meie juba teame, kes see on ja see on Flipsi, punane tiim ja kuldne läheb siia siis. Põmm. Nii, on sul veel mingeid mõtteid, mida sa teha tahaksid? Kuule veel ei ole. Ei ole? No selge. Kõik tuleb hooga. Tegelikult oleks päris naljakas, kui laseks Stotteril ja Retrol ka ühe palli kallida ja äkki Stotter võtab, aga võtame veel mõned nimed ära, et äkki me leiame Stotteri üles, et siis ei saa keegi öelda, et Stotter kuidagi skämmis, et oma nime valis paremasse tiimi. Samas, kui ta võtab ennem enda selle nime ära, siis ta ei saa kuskil eelistusi panna. No tõsi. Teeme ühe nime veel ära ja siis võtame mehed siit ette ja laseme neil ka väikse oma käe siia mängu panna. Ja nüüd tuleb Stotter. Arvad? Mis on võimalus? Mõisnik! Mõisniku kutsusime ka täna jalgpalli mängima, aga Mõisnik kahjuks oli juba teiste plaanidega, nii et ega me siia rohkem tulimegi loosi tegema ja lihtsalt natuke palli kõksima, et mina juba väänasin oma jala natuke ära, nii et mulle tundub, et minusega on spordiga tänaseks kõik. Nüüd peab juulikuuni paastu pidama jalga hoidma, et saaks mänguplatsil natuke lüüa ka. Loosi. Kõik lähevad ära ossa.
Vot nii, aga nimi oli meil siis Mõisnik. Tibu ära näita. Nii. Oi. Põmm! Ja see on hõbedane pall. Hõbedane pall on sinine meeskond. Nii. Mõisnik läheb siis siia. Põmm. Aga kutsume äkki... Võtame kõigepealt Retro, sest Retro nimi on juba välja tulnud. Äkki Retro suudab Stotteri välja tõmmata oma tiimi. Anname siis, laseme sul käe sinna sisse panna, loosi. Ma ise ei vaata, loosi rahvas, loosile. No nii. Mis tiimi tahad, Stotter? Sinist, see on nimi alles. Aga siis sa oled Retroga vastas tiimist, sa nägid, kui tugevalt Retro lööb. Said ühe. No nii. Oh my Remi. My Remi tuleb siit hoopis välja, nii et ei saa. Laseme sul palliga valida. Nii, vaatame korra kõrvale ka. My Remi. Nii, Remi, kui oled chatis, kirjuta, mis tiimi tahad. Pane Retroile pangakontole ikka alkemaks. Ei, seda ei ole vaja, palgapäev oli just. No aga lisa ei ole kunagi paha. Kuldne pall. Punane tiim. Kuldne pall on punane tiim, jah. Kas see ongi sama tiim või? Kas see ongi sama tiim? Oi. Ongi nii. Kus ta nüüd on? Siin, nii. My Remi saab punasesse tiimi ja siia punane tiim on ring. Ringike, aga vaata nüüd. Ja Retro valis tõesti endale tiimikaasa. Nii et tundub, et see ikkagi on kokkumäng siin. Mina isiklikult kaebaks kohtusse. Aga lähme edasi. Kas laseme sulle jälle ühe valida ja siis laseme Stotteril ka valida vahepeal. Potike maru tühjaks juba näinud. Valime nii kaua, kui nii Stotterit välja ei tule, siis viimasena tuleb Stotter, valib enda nime. Ma sain nime. No nii, kas see on Stotter? Kas see on nimi, keda me ootame või on see mingi muu nimi? Näed sa juba läbi sealt, kas seal on? Nägin, aga... Kas on seal S-täht sees? Ei näinud. Oi, Keinsov on meil järgmine, kelle palli me välja võtame siit kasti seest. Keinsov. Mis me Keinsovi kohta oskame öelda, ega ma väga ei oskagi öelda. Ma tean, et ta on RP striimer ja nii lihtsalt ongi. Eks kui meil see turniir 5. juulil aset võtab, eks seal siis kommentaatorid kindlasti räägivad natuke striimeritest rohkem, et kui keegi siin vaatab, kes ei tea isegi mõnda siis striimereid, siis seal kindlasti kuulete nende kohta rohkem. Et teeme natuke taustakontrolli neile ka. Kes kust tuleb, kes mis tööd teeb, mis nende pangakontol suured summad on ja kindlasti võiks küsida ka pangakaardi koodid. Et ma arvan, neid infosi juba kuuleb 5. juulil, nii et siis peate kindlasti kohal olema. Aga järgmine pall Keinsovile on kuldne ja punane tiim, Itis. Punane tiim, Keinsov läheb siis siia. No nii, aga kutsume siis härra Stotteri siia, kes juba põõsal poolenisti magab, aga ei ole hullu. Peame veel vastu ja... Pange tähele. Skript ütleb, me tegelikult oleme skripti järgi, ma tõmban enda nime, vaadake, pange tähele. Ei vaata ka mitte ja tõmban välja siit enda nime. Ja. No peaaegu, ma olen Kama. No nii, Kama, no habe on sama peaaegu. Kama nimi tuleb välja ja laseme sul siis ka palli valida, kumba tiimi Kama läheb. Kama. Sina otsustad, Kama. Nii vähe palle jäänud ju. No võt, nii palju palle pole tundnudki enam aina. Nii, ja siit tuleb hõbedane pall, nii et Kama läheb meil siis sinisesse tiimi. Nii et sina tahtsid ka sinisesse saada, nii et sul on võimalus veel Kamaga samasse tiimi saada. Nii, ma tahtsin Stotteri juba siia panna, aga paneme ikka Kama ja oli hall tiim on ju. Just. Hall tiim. Põmm. Nii. Kui korrektselt öelda, siis sinine tiim. No jah, sinine tiim. Kuidas iganes, eks me pärast saame ette lugeda, kus uuesti selle listi üle loeme. Potike on maru tühi. Potik hakkab tühjaksama, jah. Siin ma võin vahe 1, 2, 3, 4, 5, 6. No okei, võtame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nime on veel välja tulemata. Nii pluss siis tiimi kaptenid. Aga võtame järgmise nime. Kas nüüd tuleb Stotteri nimi siit välja? Oi, turum. Anna pall hoopis. Järgmine naistriimer, kes meil on koha peale tulemas. Taaskord naistele shoutout, et te tulete, sest et teid on vähe ja peate Eesti naistriimerite lippu kõrgel hoidma. No nii, aga vaatame, mis palli ja kuhu tiimi Anna pall saab.
anna pall, anna mulle pall. Annan sulle palli. Anna pall, anna nüüd see pall, sinine või punane pall. Ei, sinine. Ja oi, mina juba nägin ära, et see on hall pall, seega anna pall on hõbedane pall ja läheb sinisesse tiimi. No nii, aga anna järgmine mitte pall, vaid anna... Aga paned äkki vahelduseks mõne faktikese, et palju meil üldse naistriimereid äkki kohale tuleb? See on hea küsimus. Ma samal ajal valin. No vali, ma võin öelda, naisi on meil kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 naist. 8 naist kokku on meil 36 nime. 8 naist, see on ju tegelikult päris hea, sest tegelikult Eestis tegelikult on neid naistriimerid päris vähe, nii et selline osakaal juba kokku tuleb. Ja noh, ma arvan, et siin võib-olla mõni tunnistab ennast veel naisena, me ei saa kunagi öelda, kas see on mees või naine, aga järgmine nimi. Elsa. No nii, nüüd on sul väga tähtis ülesanne, sest et Elsia kaaslane Le Bongo on valitud sinisesse tiimi ehk siis hall pall. Eks pole kuldsed palli. Sa saad praegu valida, kas nad lähevad üksteise vastu võitlema või satuvad ühte tiimi. Nii et see on nüüd väga tähtis pall. Esimene, ma ütleks esimene üks kõige tähtsamaid palle. Mis need sakrad ütlevad? Kuu poole see käsi tõmbab? Sa pead puutüvi sisse minema. Seal on vastused. Kes see oli see puutüve mees? See Igor Mang ootab sind seal puutüvi sees, ma juba näen. Ma siis sinna pool igaks juks ei lähe. No nii, oi, see on põnev. Mis tiimis Le Bongo oli? Hallis tiimis. Teab mis? No nii. Oi, ja Le Bongo ja Elsa satuvad vastastiimidesse, nii et esimene selline põnev heitlus, mida kindlasti vaadata, on, ma arvan, päris huvitav. Me vist peame natuke vähem siia toetama. Jah, see kast laguneb ära juba varsti, me oleme seal kaamera sees omadega juba peapidi. Nii, aga lähme siis järgmise nime juurde. Mis vist sain? Sain, Ahah. No nii. Kas mind katkestati korraks? Mulle vahepeal, kui ma siin mõeldud, et ma ise endaga räägin, siis mul tulevad kõrva sisse natuke kommentaare. Okei, tõstame natuke tempot öelda mulle, et me oleme aeglased. No ma olen ikkagi 30-ndates juba, aga lähme edasi, võtame kiirelt järgmise nime. Markeriga nimi ja Karl Z, 4 Karl Z on järgmine nimi. Tõmbame kiirelt siit ka palli välja. Ja vaatame, mis palli siit tuleb. Meil meestel jookseb aeg peale, sest peavad minema järgmisesse kohta juba oma asju ajama. Ja kuldne pall tuleb Karlile ehk siis punane meeskond. Tõmbame siia ringi, sa võid juba samaaegselt hakata uut nime välja tõmbama. Ja nii lihtne ongi. Oi! No nii, meie üks kõige, ütleme siis Eesti kõige suuremaid ja seksikamaid striimereid tuli ka kastist välja. Kapist välja ei tulnud. Kastist tuli välja. Isto% ja valime nüüd Isto%-liga siis ära tiimi, kuhu ta läheb. Ma arvan, et tema võiks panna, ma ei teagi, vahet ei ole ühte tiimi. Kuldne pall ehk siis punasesse tiimi ja Isto% tuleb minuga ühte tiimi, nii et Isto% Tavelju Sigmad on ühes tiimis, ütleme nii. Tavelju! Nii et Isto%, ma arvan, et kui ma eile vaatasin PSG ja Interi mängu, siis seal oli 5-0, siis ma arvan, et meie kahekesti paugutame 10-0 vähemalt ära 5. juulil. Aga noh, jätkame nimedega. Palju nimes ei ole enam jäänud. Markeriga nimi on meil vist naisnimi ja Meili-Gzm on siis meil järgmine. Ja mis tiimi tema satub? Temal on kaaslane Ohmai Remi siin, kellega nad siis nii palju kui mina tean koos. Ehk siis nüüd on halli palli vaja meil. Vaatame, mis siit tuleb. Võtan kohe selle, mis ette jääb. Kuldsega saab samasse tiimi. Oi, ja erinevas tiimis taaskord. Tundub, et need, kes siin üksteisega kaaslased on, siis on siiamaani kõik ju sattunud vastastiimidesse. Kas meil on keegi veel selline, kes meil on Parmu Jumal veel tulemata, kes on siis Anarhiaga. Nii, aga järgmine nimi. Nii, korras, aga meil on jõudnud siia Stotter. Sinu nimi siit välja tuli. Kuhu nii tiimi minna tahad, ikka oled punase tiimi peal? Selles mõttes sinine minu lemmikvärv. Sinine oli sinu lemmikvärv.
no aga vaatame, mis pall siit välja tuleb. Karo, lasen sul... Kommenteeri seda olukorda ka kõigepealt. Meil oli siin väike segadus pallidega ja sellepärast, et stream ka ära kaob, siis meil on väike error, et autol aku pealt jookseb. Ühesõnaga, lähme asjaga edasi ja vaatame, kuidas Stotter satub, millisesse tiimi ja saame ka vahetu kommentaari siit kohe. Halli palli on vaja. Halli palli on vaja. No nii, vaatame. Oi. Kehva. No nii, Stotter. Hall pall tuli. Kiire kommentaar. Väga hea. See oli Octomani tahe. Väga hästi. Kuule, aga lähme edasi. Meil hakkab tempo peale suruma, sest et meil on auto akuga väiksed probleemid. Tõmba saa juba järgmine nimi välja. See oli kuldne pall. Ei, hall pall. Nii, järgmine nimi. Deep Pepper. Deep Pepper. Võtame ka kohe uue palli välja ja vaatame, kuhu tiimi siis Team Pepper satub. Team Pepper või? Team Pepper. Kes iganes. Kuldne pall ja punane tiim. Ja küsimus. Ma ei oska sulle vastust hetkel anda. Lähme edasi, loosime need viimased nimed ära. Meil siin palju ei ole enam. Ja siis me saame teha ka kiire kaptenite loosi ja Valvur. Ma ei oska midagi öelda, tõmba üks pall välja ja vaatame, mis sealt tuleb. Minu teada vist peaks olema siin nüüd alla palle päris palju, nii et punane tiim vist on vaikselt oma otsad kokku tõmmanud. Ja hall. Hall pall läheb siis kes see oli nüüd? Valvur. Hall pall ja see on siis niimoodi. Järgmine nimi. Karms tuleb ka lõpuks välja, lõpu poole. Nii, vaatame, kuhu siis Karms ka läheb. Tõmba Karmsile ka üks pallike välja siit. Palju seal palle seal tunda on veel? 2 palli. Ma ei eksi, oota. Jah, peakski olema. Koos sellega. Karms ja jah. Taaskord hall pall Karmsile. Põmm. Nii. Ja. Kes see meil siis on? Parmu Jumal läheb ka siis, on siin viimane nimi vist hetkel. Lisaks on meil siis 2 kaptenit, kelle me ka kohe välja loosime ja siis meil on, laseme sellel akul puhata. Mis tiimi ta sama pidi? No sinna, kuhu vaja on. Ja tuleb taaskord hall pall. Parmu Jumal sai tiimi. Kas Parmu Jumal on ka anarhiaga erinevates tiimides? Eriti hästi. Nii, aga nüüd meil on nimed otsas ja pallid on ka otsas. Viskame siis sinna 2 palli sisse tagasi, ühe kuldse ja ühe hõbedase. Ja selle järgi meil siis, mina teen kiire sahker-mahkeri sulle siia sisse, panen siia 2 nime, kelleks meil on siis tiimi kaptenid nimedega Nimp ja võite ära arvata, et teine nimi on Meperinator. Panen nemad siia sisse ja nemad on siis viimased otsustavad nimed, kes kuhu tiimi saab. Segan ära ka ilusti sulle siia sisse, ega ma nüüd ei tea, kas need mõlemad nimed said sinna. Aga lähme edasi, võtame siit esimese tiimi kapteni siis välja ja... Aga siin ongi põhimõtteliselt kohe teada, kes siis kumba läheb esimese nimega. Aga võtame kõigepealt nimed välja. Ja paneme ühe nime jälle siia ja teise nime sinna ja siis paneme vastavalt ka pallid. Et siis saab nagu korraga revealida mõlemad nimed. Et ärme nime kõigepealt näita, anna üks nimi mulle siia. Ma surun nad kokku. Jah, nii, aga ega meil siin karu aega ei ole, meil on auto akuga siin jamad. Tegin hästi pisikseks olla, ära piilu. Nii, ei piilu. Võta siis mõlemad nimed sina ka välja või tahad äkki tulla kiirelt Stotter, võtta mõlemad pallid välja ja panna üks ühele ja teine teisele, et saad sukse... Kõigepealt siis Siirile pall. Saad selle lõpu au teha. Sa ikkagi magamata mees tulid kohale, eile tegi teategevus striimi, nii et ma arvan... Ainult mina koos Tiim Lumega. No võt, nii, aga minu kätte sattus hall pall, nii et minu käes on nüüd nime poolt. Sina juba tead, kes sinu tiimi kapten on, ei tea? Aga minu oma sa tead? Ei tea. Okei, no selge, aga võtame siis lahti, proovime nii, et kohe sinnapoole ei näe. Oi. No nii, minu käes on hõbedane pall, sinu käes on kuldne pall. Hõbedane pall on minu käes nimi Nimp ja teiselt poolt tuleb siis Mepinator ehk siis hõbedane pall on siis sinine tiim. Nimp on siis sinise tiimi kapten. Ja Meperinator läheb punase tiimi kapteniks.
Annan sulle kiirelt mikrofoni ka. Ma loen siis kiirelt ka ette, kes kuhu tiimi sattusid. Võtame siis kapteni järgi. Punase tiimi kapten Meperinator. Sinu tiimis on Siil 122, mina, Istoprotsent, Deep Pepper, Helsa, Härra Retro, Marko 3G, Anarchia, Kellogg, Sipso, Kümps, Snuffi, Fluffy, Gamesov, Con Official, Flipsi, Ohmai Remi, Karls, 4 Karl Z ja Stony Boy. Ja siis Nimbi tiimis ehk siis sinises tiimis on Karms, Bones, Stotter, Mõisnik, Toots, Kama, Jansu, Valvur, iFlash, Stever, Siilaks, Parmu Jumal, Anna Pall, Frek, Le Pong, M-Gaming ja Meili KSM. Vot nii, selline oli meie tänane loos. Ma ei hakka siin pikka juttu tegema, kuna TV-poisil aku väikselt sureb ära, siis võtame selle asja kiirelt kokku. 5. juuli tulge kõik vaatama, hoidke striimeritel silma peal, sest varsti tulevad piletiloosid, kus saate võita võimalusega kohale tulla. Seal on meil sponsoriks kohapeal Red Bull, kes jagab jooke kõigile, saate energiat, tulge kohale, saate erinevaid asju teha. 5. juuli märkige ära, kes ei ole veel follow vand, siis vajutage kindlasti follow minu kontole Siil 122 ja kindlasti jälgige ka TV-poisi tegemisi. Leiate meid ka TikTokist. Ma jään hetkel vastuse võlgu, mis meil see kanali nimi oli, aga ma arvan, et seda te leiate igalt poolt reklaamidest niikuinii. Lisaks tuleb meil ka Instagram ja eraldi YouTube'i konto, kus saate ka silma peal hoida ja need informatsioonid leiate siis vastavalt Discordidest ja kust iganes te infot saate. Vot, aga tõmbame asja siin kokku. Lasen TV-poisil vast mingi laulu veel peale lõppu panna. Jälgige mängu 5. juuli, tulge kõik kohale, paneme ühe kõva heategevuse asja tööle, teeme Eestis ajalugu ja näitame, et striimerid on võimelised tegema midagi väga suurt koos. Lisaks sellele, et arvutimängus siis üksteisele pähe teha, suudame ka päriselt välja tulla, palli väravasse lüüa ja head teha. Aitäh teile, et vaatasite ja näeme. Olge tublid. Tšau, tšau. Vot nii.